No tere, ma pole mingi miljon aastat jälle midagi vloginud, aga nagu te saate aru, siis me ei ole praegu Eestis. Me jõudsime eile Hispaaniasse ja ilmselgelt ma mõtlesin, see on hea variant üks väike reisivlog jälle teha. Me eile õhtul maandusime siis umbes 8:30 aega õhtul Malaga lennujaamas. Siis saime sealt rendiauto endale, näete selle. Meil oli kunagi Citroen C1 ja see meenutab täiega seda lihtsalt, sest käisime kunagi selle sama Citroen C1-ga Itaalias Eestist ja see on põhimõtteliselt sama kõva pill kiirteel näiteks sõitmiseks. Aga me siis maandusime Malaga lennujaamas ja tegelikult võtsimegi auto sealt ja tulime üldsegi, Rain kohe ütleb selle nime, Benalmádena. Igatahes tulime siia 8 ööks, oli täiega armas selline korter bookitud, on seal väike rõduke, siis basseiniala, nii et ma võin pärast teile sellest ka ülevaate teha. Aga praegu me vandsime kuskile hommikust sööma ja Rain leidis mingi hommikusegi koha, seega ma ei ole midagi ise pidanud otsima ja isegi majutuse põi Rain kõik kinni, lennupiletid bookis Rain, tegelikult see oli üllatus mulle, sünnipäeva üllatus ja nii on päris lahe reisil käia, ma ütlen päris ausalt, et kui sa lihtsalt pead kotti pakkima ja tulema, kõik on ära punnitud. Aga praegu siis hommikust sööma ja vaatame, mis päev edasi toob. Ma tegelikult mõtlesin hommikul jooksma minna, sest meil oli rõdult mega ilus päikesetõus paistmas ja siis ma mõtlesin, oh my god, kui äge oleks hommikul päikesetõusuga minna jooksma, aga ma ei jaksanud, ma jäin uuesti magama. Oli täiega väsinud eilsest päevast ja ühesõnaga jah, võib-olla ma lähen pärast lõunal millalgi siis, ka praegu siis lähme hommikust sööma. Ja meie hommikusöök, ma võtsin tavalise croissandi, Rain võttis šokolaadi croissandi ja kohvik ka. Mega ilus kohvik jälle. Oli ainult 10 mintsa kaugusel meil sellest majutusest. Me oleme nüüd söömast tagasi ja me jõudsime just tuppa ja mõtlesin, et teen teile väikse sellise ülevaate meie toakesest. Sisse astudes on siis kohe paremat kätt vannituba. Väga okei selline dušš ja jutud. Ja siis väike Bali vibes on ka meil siin. Aga igatahes siis on siin voodi. Garderoobi osa. Isegi kohvi saab teha. Ja siis meie väike selline rõduke. See on ka mega mõnus, siin on ruumi. Oi, vaata, Rain, meil on sõbrooki siin. Kuule! Issand kormsokkine. Ja ühesõnaga, siit siis täna hommikul päike tõusis, seal olid isegi mäed ja kõik asjad paistmas. Ja siin all on siis bassein ja päevitamisala. Seega selline mega mõnus. Ja väga nunnu majutus. Aga praegu me tulime Mercadonasse, kohalikku supermarketisse. Me mõtlesime, et me ostame äkki mingeid puuvilju, midagi värsket ja siis lähme juba ringi avastama veits. Me tulimegi siia juba autoga. Vaatame, mis kohalikus poes pakutakse. Nii, ma juba eile õhtul tegelikult selles teises toidupoes nägin, et see müüakse ka poodides nagu Eestiski värsket mahla, seega ma mõtlesin, et ma võtan siit ühe värske mahla. See mahlamasin ei hakanud kahjuks tööle, seega ma mõtlesin, tahaks midagi värsket ikka, seega siin on päris suur valik mingid marju, vaarikaid, maasikaid, seega võiks äkki midagi nendest võtta. Aga ma võtsin ühed mustikad, oli 2,50 see karp, Rain võttis veel ühe banaani ja nüüd vaatame lihtsalt veel siin poes ringi. Tegelikult võiks mingi vägeva joogi ju võtta. Leidsime sellise jäätee, mis on Zero näiteks. Ma proovin seda. Ma ei tea muidugi, kas neid asju võib siin lahti teha. Samas mulle tundub, et siin on üksiku tüki hind. Seega ma vist kisun lahti selle paki. Igatahes siin on nagu see, mis on suhkruga, on küll lahti tehtud. Palun läheme.
vähemalt. See on ka suhkruvaba või lihtsalt vähe suhkrut? Lihtsalt vähe suhkrut, okei. Me jõudsime nüüd siia Benalmádena mere äärde. Mõtlesime, et jalutame sadamasse. Panime auto siia natukene ülespoole. Parkimiskohtadega on siin nii nagu on, seega see väike auto on igati hea valik siin mu meelest. Aga me joome oma limonaade. Rain ütles, et see on koolipuhvet Finesti, täpselt nagu kunagi. Ja minu see on väga sidruniine, päris hea. Suundume siis sinnapoole või? Sinnapoole. Tegelikult me autoga tegime tegelikult selle tiiru ära ja läksime sinnapoole ka, kus siis algas Torremolino juba. Sõitsime natuke sinna ja siis tulime tagasi, panime auto siia, mõtlesime, et tahaks siin mõnusasti mere ääres jalutada. Siin on väikesed kohvikud igal pool. Ühesõnaga jah, avastame siin veits ringi. Tulime siis natuke veel allapoole ja siin on siis täiesti jalakäijatele eraldi promenaad, kus saab kõndida mõnusasti. Paljud päevitavad. Mega mõnus. Kell on nüüd vahepeal juba mingi 3 läbi saanud. Me käisime pärast seda sadamas jalutamist korraks veel kodus söömas ja siis mõtlesimegi, et mis edasi teha. Tulime praegu Marbellasse, sõitsime siia umbes mingi 50 mintsa äkki või. Siin esimesel päeval me mega palju kõndinud juba, mingi 20 000 sammu vist täna juba teinud. Et jah, nagu ma enne mainisin ka parkimisega nii nagu on, et siis kui sa vähegi näed kuskil võimalust parkida, siis pane kohe auto ära, sest et hiljem ei pruugi enam kohta kuskilt leida. Ja siin ka me lähme Puerto Banusesse jalutame. Saimegi natuke eemal siis parkimiskoha ka. Nii ma nüüd loodan minna kuulda ka. Igatahes siin on täpselt samamoodi üks selline mõnus promenaad ja siinpool oli selline suurem keskus, kus olid ilusalongid, toidukohad ja ühesõnaga mõnus selline chill jalutamiseks ja ringi vaatamiseks. Mega ilus ja ülisuur sadam ja siis mööda tänavat on hästi palju väikseid butiigikesi, kohvikuid. Nii et väga mõnus. Täna on hullult tuuline lihtsalt. Aga päike on ülisoe ja tegelikult näitas 26 kraadi vist õues. Et ei ole üldse jahe. Igatahes me nüüd hakkame auto juurde tagasi jõudma. Sõidame oma siis linnakesse tagasi ja mingi hetk peaks õhtu söögikohta hakkama otsima. Täna on selline plaan, et kindlasti tahaks siia paellat kuskil. See on nagu kindel, ehk et siis selle järgi hakkame endale õhtusöögikohta otsima. Tulime õhtusöögile sellise kohta nagu, mis oli Plaza. Ükskõik, kuidas seda hääldatakse. Tellisime paellat mereandidega, iga suur ports. Ja võtsin väikse sangria, see on ka väga maitsev. Ja palutuste mulle ka. Nii et jah, me lõpetame siis oma õhtukese siin mõnuses restoranis. On täiesti täis, siis kui me tulime, tegelikult olid enamus lauad tühjad. Ja nüüd selle ajaga, kui me siis seda paellat ootasime, on siin kõik lauad täis tulnud ja hakkamegi siis täna sööma. Homme siis tuleb meil majutuse vahetus. Sõidame siis hommikul kohe Fuengirolasse, ütlesin vist õigesti selle koha nime. Järgmised 3 ööd oleme siis seal ja kohtume teiega homme hommikul jälle. Tulime hommikust sööma siis täna sellisesse veits kohalikumasse väiksesse kohvikusse ja kogu menüü on kohalikus hispaania keeles ja me tegime sellise reegli praegu, et me ei tohi guugeldada, mida need sõnad tähendavad, ehk siis on suht üllatus, mis me siin saame. Okei, mõnedest sõnadest saad aru, aga põhimõtteliselt mõned asjad on sellised, mida üldse ei tuleta kuskilt seega. No nii, minul tuli väike selline sai, kus on hamoni, juust,
juustu. Ma ei tea, kas siin on midagi värsket ka, vist ei ole. Ei tea, nagu tomati need seemned on, vist on tomat ka. Ja Rainikese praat tuli ka. Ma ei tea, mida oodata. Tegelikult sa tegid veits sohki, sa ikkagi vaatasid sealt menüüs selle American breakfasti ja me kõik teame, mis see sees on, nii et... See on English breakfast. No, aga minul oli küll niimoodi paar sõna, mida ma ei teadnud, mis seal sees on. See on sellise piruka endale. Ja kohvikesed, kohv on veits selline mitte nii hea kui eilses kohvikus, selline kohalik jah veits, aga täitsa joodab. Nii et hea kisu! Mulle maitses minu saiake ikkagi väga. Rainikesel oli vist see hash brown veits nagu toores ja vorstikesed jäid ka. Aga pole hullu, kõhud saime vähemalt täis. Ja tänane plänner on siis selline, et nüüd kõnnime oma praeguse kodu juurde tagasi, peaks asjad ära pakkima, siis edasi siis oma järgmisse sihtpunkti minema, milleks on siis Fuengirola, nagu ma juba eile mainisin. Täna on räige tuul, kõik asjad lendavad. Kuni check-inini aega veetame, peaks mõtlema, kus me enne läbi käime, et kohe mõtleme välja selle siis. Sest siit on check-out kell 12 ja teise saab sisse kella 4. Benalmádena ja Fuengirola vaheline tee pikkus on mingi mõnikümmend minutit oli või? Jah. Ehk et siis suht lähedal üksteisele. Pakkisime just asjad kokku ja hakkame siis liikuma. Tegime sellise otsuse, et lähme Esteponasse. Ma mainin hästi palju mingeid kohanimesid siin vlogis, nii et keda nagu huvitab, see võtab ise kaardi lahti ja vaatab, kus nad kõik asjad asuvad, siis on väheke rohkem võib-olla aru saada. Aga praegu siis paneme asjad autosse ja hakkame vaikselt liikuma Estepona poole. Tulime nüüd vahepeal tankima. Kütuse hindades siis nii palju, et mulle tundub, et enamus on suht samad nagu Eestis. Kuigi eile, kui me ringi sõitsime, siis mõnes kohas oli 1,5 midagi sentidega ka. Ehk et saab isegi veel soodsamalt. Praegu siis sõidame edasi Estepona poole, kuhu meil on umbes mingi tunnike vist veel sõita. Me oleme nüüd Esteponasse jõudnud ja siin on täpselt samamoodi selline mõnus promenaad, kus kõndida. Ja nagu ma ei tea, kas asi on minus, et ma olen nii vanaks jäänud või mis värk on, aga lihtsalt igal pool need taimed. Ma ei tea, nagu, kui ilusad kõik nagu lillekesed on ja üleüldse kõikides linnades on nagu kogu see haljastusvärk nagu nii ilus. Igal pool on lihtsalt lilled ja üli ilus, noh. Old. Oi jah, noh, nagu mis asja. Tulime siia ühte kohalikku poodi ja leidsime, et siin müüakse seda biskoffi, otse jäätist ja maitseid. Aga kuna see on nagu mingi, ma ei tea, mis 6 pakk või midagi sellist, siis ei hakka seda praegu ostma. Ja üleüldse, nagu te näete, kõik jäätised minu arust ongi müügil ainult suurte pakkidena, et kui sa üksikud tahad, siis ma ei tea, kus selliseid leida. Aga me tulime tegelikult poodi vett ostma. Rain ostis bensiinijaamast ühe mega hea maitsevee. Aga ei tea, kas me siit seda suudame leida. Ühesõnaga, see oli suhkruvaba ja ta maitses, nagu see maasika maitse oli nii tugev seal. Mõtlesin, äkki ma leian siit ka, aga pole lihtsalt. Võtame siis mingi muu vee. Okei, ma tegelikult leidsin siit selle sidruni Fanta, mis on zero. Seega ma võtan selle ka ja siis ühe tavalise vee. Vahepeal unustasin filmida, aga praegu võtsime lõunaks siis kohvid ja saiakesed sellises väiksest putkast. Sõime kõik ära, mul oli mingi tuhksuhkruga sai, nii et kõik kohad on seda tuhksuhkrut täis ja kohvikesed. Rainil oli mingi šokolaadikrossant. Aga siin on siis Estepona väikesed tänavad. Väga nunnu. Jõudsime nüüd just enda Fuengirola majutusse. Selline väike rõduke siin, koos istumistoolidega, siis magamisosa on ju, telekas, ma ei tea, kui hästi siit aru on saada, siis väike külmkaap, siis olid isegi tasuta snäkid tervituseks ja siin on siis vannituba, see on ka väga okei ja kõik on puhas ja mega ilus. Nii et jõudsin vahepeal ühes keskuses ka käia. Rain sai endale ühe bluusikese, linnase bluusikese, ma võin näidata seda. Selline täitsa basic valge bluus. Vot nii. Mul jäi eilne päev tegelikult täitsa vahele filmimisest ja praegu ma tulin hommikul jooksult, lähen tuppa tagasi
ja põhimõtteliselt käin pesus ära ja siis sätimegi hommikust sööma. Meil on 3. korrusel siis tuba. Ma eile ei filminud midagi, sest me tegime reaalselt Vengiroolale lihtsalt jala tiiru peale, et oli õhtuks praegu 30 000 sammu. Väga hull. Täna on siis meil eelviimane päev siin ja siis me liigume jälle kuskil edasi. Ja jah, praegu sätimegi hommikusöögile. Meil siin selles koolituses on siis hommikusöögid ka. Ma näitan ka, mida seal pakutakse. Midagi väga hullult erilist ei olnud, aga samas oli siis said saia, sinki, ma ei tea, juustu, värsket, kohvi, nii et igati okei. Aga tänane plaan on minna randa kindlasti, võiks veits jumet saada. Meri on ilmselt liiga külm, et ujuma minna, aga põhimõtteliselt jah, käime söömas ära ja siis sätime juba randa. Nii, me tellisime juba kohvid ära, aga siin on siis erinevad pasteete, võid, saia, sinki, juustu. Põhimõtteliselt kõik vajalik on olemas. Ma võtsin värsket hästi palju ja siis on mul üks sai siin, sinki ja juustu. Täiega mõnus, päike on juba täiega kõrgel. Tulime nüüd vahepeal tuppa tagasi ja ma tahtsin vahepeal rääkida natuke, kui suur valik siin on erinevaid Zero jookepoodides. Siin näiteks on Fanta arbuusiga, pole seda veel proovinud. Ühesõnaga, siin on Fantat miljon erinevat maitset ja üldse hästi palju korrastusjooke, mis on suhkruvabad. Aga praegu natuke puhkame ja siis lähme juba mingi hetk süüa otsima. Leidsime õhtusöögiks sellise toreda kohaliku, ma ei teagi, restoran, kohvik, mis iganes. Ja tellisime siis endale mingid grillitud kana ja üks oli vist paneeritud variant. Igatahes enne neid praade toodi meil juba nii palju asju siia lauale. Majoneesid, ketsupid, loomulikult soe sai, siis on mingid pulgakesed siin, võid ja siis loomulikult oliiviõli ja balsamikot, nii et nüüd ootame oma praade. Igatahes me saime oma praadükette. Siin on kana rohkem kui kriikeid. Üks on siis grillitud kana ja teine siis nagu selline omletike. Ja kumbki praad maksis, mis asi, 10 eurot oli vist või? Jep, igatahes. Ja kisu. Käisime just pärast õhtusööki toidupoes. Jälle mingid jooke avastamas. Ja teate, mis ma leidsin või? Eestis on ka minu arust selle Don Simoni mingeid neid mahlasid, aga see on mingi selline light versioon sidruni limonaadist. See on nagu täpselt selline jook, selline ülihapukas. No ma ei oska seda kirjeldada, aga saate aru, see on selline, mis nagu tõmbab reaalselt näo krimpsu, aga ta on nagu üli hea ja hästi tugeva sidruni maitsega. See suur balloon maksis ainult ma ei tea, 20 või midagi sellist. Ühesõnaga, me oleme siin nii palju ägedaid jooke joonud lihtsalt ja enamus on lihtsalt suhkruvabad või väga vähese suhkruga. Nii, täna on jällegi uus hommik kätte jõudnud ja meie 3 ööd siin Vengirolas said läbi. See oli meil plaanis Rondasse minna, täna ongi see päev, me sõidame sinna. Meil on umbes üle tunni aja sõitu vist oli sinna või? 13 ja hakkamegi siis sinna poole minema. Me ei võtnud majutust sinna, vaid majutuse me võtsime seekord 8 ööks sellisesse linnakesse nagu Torremolinos. See oli minu arust nüüd täpselt selle linnakese kõrval, kus me esimestel öödel olime, ehk siis Benalmadena kõrval siis. Ja oleme siis 2 ööd seal Torremolinos. Siis pärast seda 2 ööd ongi meil veel 3 päeva jäänud, 3 ööd. Hoian kursis, mis me siis viimasel 3 päeval teeme ja kus me oleme. Aga praegu siis hakkame Ronda poole minema.
pean teile nüüd näitama seda. Leidsin lambist Google Mapsist mingi pirukapoe, seal olid šokolaaditäitega mingid sellised croissandid, pistaatsiatäidisega croissandid ja võtsime nüüd ühe, seal kahjuks ei saanud koha peal istuda, et pidi kaasa võtma, aga need hinnad nagu see croissant maksis 1,80. tere! Siin on nagu mingi täidis veel vahel ka. Taru siin sees on nagu paksult seda Kinder Bueno maitselist kreemi lihtsalt. Oh my god. No Rainike, kuidas sina seda kommenteerid nüüd siis? Pahandus. Täitsa lõppe. Muide, me oleme praegu churro koha otsingutel, sest et noh, miks ainult ühe croissantiga piirduda? Kõnnime siin ronda peal ringi ja siis Hispaanias pannakse kella 1-2 toidukohad enamuses kinni ja siis avatakse umbes 4:30, noh, olenevalt täitsa piirkonnast. Ja me nüüd otsime siin churrode kohta. Leidsime ühe, mis siis kella 1 nagu kinni ei pane. Lähme sisse, Stadike ütleb, et ei, et homme saab churrosid. Täna ei saa. Ja nüüd me siin otsimegi kohta, kus churrosid rondas nagu maitsta, aga vist ei leia seda, ma arvan. Kahtlane, sest kella 1 ja isegi Peatänaval pandi kohvikud nagu kella 1 kinni. Samas, see linn, kus me nüüd enne olime, Fuengirola, seal oli näiteks paljude kohvikutega nii, et pandi 2-3 kinni ja see avati õhtul 7-8 alles uuesti. Nii et see on suht jah erinev. Aga me nüüd vaatame, võib-olla meil õnnestub kuskilt leida midagi. Kui ei, siis ma arvan, et me hakkame varsti sõitma oma sinna tänase kodu poole. Nii, me tulime nüüd õhtusöögilt, käisime ühes pitsakohas pitsat söömas, me ei jaksanud pitsat ära süüa, võtsime kaasa ja siis teate küll, Eestis on ka see pood Pepco, siin oli ka ja siin on muide niimoodi, et seal ühel korrusel müüdi ainult toitu, maiuseid, nii et me saame selliseid ägedaid asju. Aga üleüldiselt, kui sellest Torremolinost nüüd rääkida, siis see tundub vist meile siiamaani kõige igavam nendest linnadest, kus me olnud oleme. Selline, et siin on küll üks selline tore plats, kus jalutada ja värki. Aga põhimõtteliselt selline väike linnakene. Teised, kus me nüüd olnud oleme, on meile nagu sellise parema mulje jätnud ja on kuidagi rohkem meeldinud. Homme, kus me pidime homme minema, Torre del Mari. Homme võtame siis ette jälle sellise väikse sõidu. Meil on, mis ta näitas, 40 minutit sõitu äkki sinna. Ehk et homme siis on päevaplaan ka paigas ja lähme siis avastame veel ühte linnakest. Taaskord läks üks päev mööda, kus ma ei filmi mitte midagi. Eile siis käisime Torre del Maris, mis oli selline väike armas linnake, aga seal ei olnud väga midagi näidata. Jalutasimegi jälle seal ranna ääres ja siis käisime ühes mereäärni restoranis söömas ja siis tulimegi tegelikult juba tagasi. Tee peal käisime ühes mingis outlet linnakus ka. Just tuli välja, et enamus poed on pühapäeviti siin Hispaanias kinni vist. Lahti olid siis ainult toidukohad. Seal me midagi osta ei saanud, vaadata ei saanud, me tulime sealt suht ruttu ära. Aga täna siis me tulime enda sellest korterist ära, viisin asjad autosse ja praegu nüüd suundume hommikust sööma. Leidsin mingi väikse armsa kohviku ja nüüd otsimegi, vaatame, kus me leiame selle kuskilt siit. Ja siis teeme hommikusöögi. Ja siis hakkame startima Malaga poole. Malaga ei ole tegelikult siit Torremolinost väga kaugel. Ehk siis täna jah, lähme Malagas. No nii, me saime nüüd oma hommikusöögid kätte. Selline kohvik nagu Iller Cafe. Leidsin selle lambist Google Mapsist. Jällegi, igatahes kõik tundub mega maitsev ja värske. Oota, ma pidin rääkima hindadest ka. Kohv 2,20, cappuccino. Minu croissant maksis 3 eurot, singi ja juustuga. Ma ei tea, mis sinu see praad maksis? 5 euri. No, igatahes hinnad on siin väga mõistlikud, vähemalt siin Torremolinos. Siin oli erinevad valikud, väga igast kooke ja asju, nii et me vaatame, kas me võtame magustoidu ka. Jõudsime nüüd Malagasse ja otsisime oma selle majutuskoha üles. Meil check-in on kella 2, praegu on kell mingi 12 ja parkimisega, ma ütlen, siin on jamast. Meid päästis praegu jällegi ainult see, et meil nii väike auto on renditud, see Fiat 500. Ta lihtsalt mahub õnneks igasse väiksesse prakku, mis vähegi tekib. Suurema autoga oleks väga jamasti ja me tiirutasime tegelikult mitu korda ümber tänava, et vaadata, äkki mõni koht on kuskil vabanenud, aga siin on jah väga jamasti parkimisega. Et siis vaatame, kuidas me siin ümbruses liikuma hakkame või mis me siin teeme. Praegu me mõtlesime, et jalutame veits ringi, avastame ümbrust ja siis kella 2 paiku tuleme tagasi ja proovime enda majutusse siis sisse saada.
tulime nüüd järjekordselt hommikusööki nautima, nagu ikka, väiksed saiad. Ja muide, me lõpuks saime oma churrot tellitud, me oleme mitu päeva neid siin jahtinud igalt poolt, aga mis tuleb välja, siis väga paljudes kohtades on pärast lõunat juba churrod läbi müüdud. Täna me tulime hommikuks ekstra kohalikku kohta, siin ei ole mitte üheski kohas sellises kohalikus kohvikus inglisekeelseid menüüsid, teenindajad ei räägi sõnagi inglise keelt, nii et suht selline suht selline pusimine, üritad aru saada, mida nemad sulle ütlevad ja see on selline huvitav, vaadake, huvitav cappuccino meil täna tuli, selline. Ta midagi küsis ka selle kohta ja näitas piima, et kas pool ja pool. Me ütleme kõigele siis lihtsalt. Oota, aga nüüd me ootame oma churrosid, ma ei kujuta ette. Seal siis tuleb. No nii, Rain tellis meile 6 churrot. Vaadake seda. Issand jumal. No seda see teenindaja vaatas meid sellise näoga, et kas tõesti 6? No pole hullu, ma ei tea. Hakkame siis sööma. Me jätsime mõlemad ühe pooliku sai alles, me mõtlesime, võtame kaasa, aga me suutsime need churrod ära süüa muide. Tegelikult need 6 tükki polnudki väga hullud, on jah? Sellepärast, et nad on mega õhulised. Ma ei tea, kas siit on aru ka saada. Igatahes üli head. Selline kohvik siis, kes satub Malaga kanti, siis väga soovitan. Selle hinnang oli Google'is ka 4,9, nii et... Täna otsustasime, et teeme õhtusöögi hoopis ise siin kodus, nii et ma näitan, mis me poest ostsime. Ostsime salatilehti, karbimaasikaid, küpsised, siis tuleb meil mozzarella salati peale, 1 kurgike, tomatid, hamonni, 2 sellist seemneleivakest. Siis ma leidsin sellise sidrunilimonaadi, mis on täiesti ilma suhkruta, nii et ma maitsen selle ka ära. Ja siis vesi. Nii et ma teengi sellest nüüd ühe mõnusa salati kokku. Täna on jälle taas kord uus hommik käes, me käisime juba hommikus söömas täpselt samas kohas, kus eilegi, kuna täna on meie põhimõtteliselt viimane päev, homme me hakkame hommikul vara juba lennujaama sättima, siis ilmselgelt tuleb teha veel üks rannapäev, seega täna me siis lähmegi randa. Kuna rand on päris kaugel jala minna, siis me mõtlesime mitte minna autoga, mis on meil kenasti ära pargitud, vaid siin Malagas on hoopis selline variant ka, et saab võtta rendi sellise rolleri, nii et me proovimegi täna siis seda kasutada ja vaatame, kuidas see asi toimib. Ja see ongi meie väike rollu siis tänaseks. Laenutamine käib samamoodi nagu Bolti tõukside ja kõikide nendega. Siin on päris mitu sellist äppi, kus saab siis rollisid rentida. Me valisime siis selle Jego. Siin on 2 kiivrit. Siin on kiivrikestele kaasa ka sellised väiksed võrkmitsikesed. Ja muide kiivrid on seest mega puhtad. Kui võrdleme nüüd Aasia rolludega, siis rollulaenutusega, siis jah, ikka puhas see värk. Leidsin nüüd ühe mõnusa platsikese, kus siin natuke aega päevitada. Mis ma olen tähele pannud on see, et Hispaanias inimesed väga varakult randa ei lähe, nagu meie eestlased võib-olla. Kell on mingi 10 läbi natuke ja rand on jumala tühi rahvast. Enamus inimesi lähevadki lõunapaiku või pärast lõuna alles. Meie rannake siis siin. See on natuke muru ja siis on natuke liiva. Me tulime muru peale, siin on nagu väga mõnus. Ja temperatuur on ka praegu ülimõnus, ei ole hullult palav, aga samas päike on hästi mõnus soe. Seega jah, naudime täiega. Tulime oma viimast õhtusööki sööma nüüd ühte pasta kohta, mis me ka Google Mapsist leidsime. Olid väga head review'd, aga see koht on mega väike. Siin on mingi 4 lauda ainult. Rainikesel siis selline pesto pasta oli või? Minul ma isegi ei tea, mis asja ma tellisin. Igatahes näeb mega hea välja.
see väike kohvik asub siin vanalinna kandis. Meie pastad näiteks olid mõlemad 7 euri. Ma ei tea, äkki sul oli 7,50. Reaalselt ma näitan seda piirkonda ka teile. Täiesti vanalinnas, siin on kõik kohvikud täis, mega palju rahvast. Nagu what? Ja pasta lõpetame loomulikult magusega ehk siis tiramisuga. Vaata kui lahe see nagu kausike, nagu munakoore sisse oleks pandud. On hea maitsega? Täitsa halb ei soovita. Anna siia, ma proovin ise. Sinu milleks röösiks? Ei, ma pean sinu omaga praegu võtma. Mega hea. Muide, pasta oli ka ülimaitse ja siin toidukohas on juba järts. Vähemalt 5 inimest on ootejärjekorras. Loodan, et teile meeldis seekordne vlog sellest, kuidas me siin Costa del Sol'i avastasime. Igatahes teile mõnusat suve jätku ja näeme siis, kui näeme. Tšau!